Hei, väike sõber, mina olen Aasia, sinu latevärviline nurumootor. Täna räägin sulle ühe võluva loo. Ühel talveõhtul, kui akna taga langes laia lund, lesis Aasia diivanil ja vaatas telerit. Ekraanil liikusid aeglaselt hiiglaslikud valged jääkamakad jääväljade vahel. Lähemal vaatlusel selgus siiski, et tegemist ei ole jääkamakatega. Need olid nimelt jääkarud. Ohoh, mõtles Aasia omaette. Kes nad küll on ja kuidas nad elavad? Ta kuulas põnevusega, mida telesaates räägiti ja sai teada, et jääkaru on Arktika suurim maismaa kiskja. Kuna jääkaru veedab suurema osa oma elust merejääl, siis võib teda nimetada ka merekaruks. Täiskasvanud isane loom kaalub 300–800 kilogrammi ja võib olla kuni 2,5 meetrit pikk. Emasloom on veidi väiksem, umbes 150–300 kilogrammi ja 2 meetrit pikk. Aasia silmad laienesid. See on ju tohutu. Minu korterisse see loom ei mahuks. Ta peaks siin roomama nagu koopas. Minu olen ikka nii väike, mõtles kassike ja limpsis oma pehmet kasukat. Jääkarud elavad enamasti üksi, jätkas hääl telerist. Välja arvatud siis, kui emakaru hoolitseb oma poegade eest. Poegi sünnib korraga 1–3 ja nad jäävad emaga umbes 3 aastaks, õppides ujuma, küttima ja ellu jääma karmides Arktika oludes. Aasia nuuskis ja sirutas käpa teleri poole, just kui tahaks ta karule pai teha. Jääkarudel on esikäppade vahel ujunahad, selgitas jutustaja. Nad on erakordsed ujujad ja võivad ujuda mitu päeva järjest. Nende nahk on must, aga karvkate on valge ning koosneb 2 kihist. Pealiskarvad on rasused ja kaitsevad vee eest. Aluskarvad hoiavad sooja. Aasia pühkis oma nina ja mõtles. Need karud on tõesti erilised, et jääväljade vahel ellu jääda. Ma tahan neid lähemalt näha. Reklaamipausi ajal hiilis Aasia vaikselt kööki. Pärast väikest snäkki köögis märkab Aasia telerist säravat reklaami. Seal kihutab valgustatud tõld läbi lumise metsa. Järsku juhtus midagi kummalist. Ekraanil sähvis valge valgus ja tõld, sama mis teleri reklaamis, tundus nüüd nagu päris. Aasia silmad läksid suureks. See ei saa olla võimalik, mõtles ta, kuid ise juba liikus ukse suunas. Tõld kutsus ja seiklus oli algamas. Oi kui lahe, mõtleb Aasia ja sirutab oma vurrud otseks. Just siis kuuleb ta pehmelt pragisevat sammu ja tema ees seisab suur valge jääkaru, kes naeratab sõbralikult. Tule, Aasia, ma näitan sulle talve võlumaad, ütleb karu. Koos astuvad nad tõlla ette ja üllatust. See pole tavaline tõld, vaid maagiline. See saab lennata läbi lumiste parkide ja üle valgustatud radade. Loomad on reisivalmis. Aasia mainib, et õhtune snäkk jäi kesiseks ja uurib, mida jääkarud söövad.
Oo, ütles jääkaru. Meie toitume enamasti hüljestest, aga aeg-ajalt sööme ka marju, seeni ja samblikke. Me oleme tippkiskjad ja looduses vaenlasi meile peaaegu ei ole. Kahjuks ohustavad meid salakütid, kes jahivad meie liha ja nahka. Aasja kuulas tähelepanelikult. Jääkaru jätkas. Kas tead, et jääkarud elavad looduses umbes 25–30 aastat? Loomaaias võivad nad elada isegi kauem. Aasja nurrub. Nad kihutavad läbi pargi ja peagi peatuvad nad imelise lossi ees. Sajab lund. Valge lumevaiba seest kumavad roosid. Punased õied helendavad. Jääkaru teeb Aasjale rõõmu toreda jalutuskäiguga jäises pargis. Jääkaru teab, et parim viis lõõgastuda on muusikasaatel ja ulatab Aasjale kõrvaklapid. Loomad avastavad, et nende auks on katuse taustal neid tervitamas jääkaru klaverikontsert. Peale meeleolukat klaveripausi asuvad loomad avastama talvevõlumaa pargiradasid.
Aasja nuuskis lumises pargis ringi ja mõtles, kui tähtis on loodust hoida, et sellised suured ja imeilusad loomad saaksid rahus elada. Väljas oli külm. Jääkaru ettepanekul liiguvad loomad tagasi koduhoovi, et Aasja ei külmetaks. Peagi jõuavad nad maagilise tõllaga koju tagasi ja Aasja hüppab voodisse. Täna oli tõeliselt maagiline päev, mõtleb ta ja meenutab oma kaaslast Jääkaru, kes juba vaikselt hiilib tagasi tõlla juurde, et Arktika väljadele naaseda ja lume alla tuttu pugeda. Ja sina, väike sõber, pane nüüd silmad kinni ja hommikul ärgates meenuta loomade lumist seiklust ja maali nende loo värvimislehte. Head und sulle!